nii et vaatame ja vile antud ja siin leitakse nüüd hästi Tõuk ja Tõuk saab sind minema ja sööd ka ja hästi tuleb. Alijev tahab ise ette võtta. Keerol on löögikoht ja on pall väravas. Sinna esimese ristnurga poole, aga täpselt üle lahe käte ning Keero viib selles kohtumises Narva Transi juhtima, kui on kaitse Keero jalale. Ja Keero kuidagi moodi õnnestub see pall endale jätta. Valijev ja seal tahetakse omale panna. Aga tuli siis Seie ja lükkas ära selle. No, tundus, et jääb madalaks, aga vigastud ikkagi, et seda kohtumist jätkata ei saa. Nii et 32 minut ja Viimsi tegi vahetuse. Ja selline rikošeit nüüd siin Maksimkini löögist ning värav peaks minema Maksimkini arvele ja kas tõesti Trans otsustab selle kohtumise esimese poole ära, aga Maksimkinile siis värav kirja ja 32. minut ning 2-0. Ja Vaherna lööb, aga läheb ja Keero ja ikka ta läheb palliga ja ikka on see pall tema oma. Valijev, pall kasti, Tõuk. Saab seal, tundub pikki pead ka. Transi mehed lähevad penaltit lööma ja lähebki kohtunik vaatama ning ära tõmbab oma käega. Ja nii on. Ja nii on. Nii nagu jalgpallireeglites kirjas on siin. Ise ta selle seal teenis ning Tõuk teeb tiipivad sammud ja lööb ja kindlalt posti kõrvale. Lae ei läinud isegi maa ning Trans on 3-0 seda kohtumist juhtima läinud. 51. minut ja seis on 3-0 ja sellist kiiret sammu enam teha ei saanud. Ja Viimsi varianti ja on kohe tagasi, nii et ikkagi üks tuleb siit üpris ruttu tagasi ja oleme samas seisus, kus me olime poole ja alguses. Nii et Karl Mägi ja sööt Karl Mägile ja Karl Mägi siis lööb Viimsi poolt ühe tagasi. 52. minut ja seisuks on 3-1. Nii et nurgalöögid. Ja nüüd sinna taha posti vähe tempokamalt. Oi, hea võimalus taas. Ussini jalgadesse kinni. Ja nüüd suluseisu ei ole, kas Keero jõuab selle palliga sinna värava alla ja jõuab, aga taas lahe teeb jalasirutus. Vahernaga pika mängena läks sinna kasti, aga see ebaõnnestub. Ja pall on väravas! Ja kes see meil siis? Natukene seal madistamist ka Pareiko ning Viimsi mängijate poolt. Ei kohe. No 42. Hea küsimus. Selja peal on Mägi. Babapkin jõuab sinna pallini veel. Ja saab kasti ka. Babapkin lööb, aga läheb. Aga Viimsi turm tuli jätkub. Pikk pall. Oi, milline võimalus. Kas see... Saame ka vaadata, mis siin kohtunikud uurivad. Ja kohtunik läheb vaatama, aga ikkagi hetkel jääb veel ka 9 platsile, sellepärast et üks mees ja nii on. Viimsi saab penalti, siis saab Purjanatsa asemel Mäljakule tuua kellegi. Aga vaatame, Vaherna versus Pareiko. Ja Vaherna lööb, Pareiko läheb õigele poole, aga viimane minut käis. No kindlasti tuleb nüüd siin vaatamiste peale juurde, aga Viimsi on selle kohtumise viigistanud 3-3 ja tundub, et täna saame siit veel ka 30 minutit lisaaega. Ja selle kohta ei oska midagi. Ja Maksimkin annab palli Škinjovile. Ja pall on väravas, Kampanja tuleb ja lööb ikkagi siia lõppu selle 4-3 värava. Škinjov suunab. Lahe tõrjub ja kas tõesti täpselt 100 sai täis.
ja tuleb ja lööb siis tõesti kampaania selle võiduvärava. Mark Maksimkin, saite selle 4-3 võidu küll, aga milline mäng ja teise poole alguses just kui pärast seda penaltit tundus, et tegelikult mäng on tehtud? No ja võib-olla kaotasime seda fookust ja tuleb väga närviline, aga magus võit lõppude lõpuks. Et esimene poolaeg kulges selline võrdsete heitluses, te saite 2 väravat kirja, teise poole alguseks saite selle penalti siis nii-öelda, teie väga muudatusi ei teinud, Viimsi tuli natuke tempokamad peale, läksite küll juhtima, aga mis siis juhtus pärast seda 3 väravat, et võib-olla kaotasite fookuse, aga ikkagi kas see, et Viimsi ikkagi oma taktikat muutis, võib-olla ei olnud selleks valmiste? No ausalt ma ei tea, miks täna nii läks, et seis oli 3-0 ja nad said seda esimene väravat ja võib-olla pärast seda väravat nad tundsid seda energiat, et võib midagi tulla ja siis tuli teine ja 3. penaltist. No aga lõppude lõpuks me võitsime. Selline teie jaoks tähtsad mängijad ka, osad ikkagi vigastuspausilt teevad siin selliseid esimesed samme tagasi, et Poljakov kampaania, et selles suhtes kampaanialt tuli näitas jälle, et suudab otsustada küll, et selles suhtes väga vajalikud mängijad siia liiga hooaega jälle ikkagi platsile tagasi ja selles suhtes, et saate sealt tuge. Ja meil puuduvad ka head mängijad nagu Jegor Žuravljev, German Schlein ja ootame neid väljakul ja arvan, et nad võivad aidata meid ka. No, liiga hooaeg kõige paremini alandad, see algas kaotusega, seal väiksed detailid, nüüd siin karikamängust vähemalt saite selle võidu kirja ja saate poolfinaali minna, et karikasari ikkagi väga tähtis teie jaoks ka. Ja muidugi see on võimalus eurokarikades mängida, aga see, mis te ütlesite, on juba ajalugu. Meil on kõige tähtsam mäng, mis on järgmine ja järgmine mäng meil on Paide vastu ja ootame mäng Paide vastu. Aga loodame, et siis hooaja arenedes ja siin alguse poole võib-olla natuke rabedam, et kõik läheb vähe paremaks ja hakkavad paremad tulemused ka tulema. No ja vaatame pärast hooaja lõpus, mis tuleb. Aga aitäh ja edu järgmisteks mängudeks. Ja nüüd tuleb siia siis Viimsi jalgpalliklubi peatreener Andres Rooper. Tere Andres! No milline mäng, et teise poole alguseks tundus juba kohati, et võib-olla mäng on läbi, et 3-0, aga näitasite sisu ja natukene jäi puudu, et see mäng ikkagi lisaajale viia. No, täpselt need sõnad, mis sa ütlesid, et siin tuleb au ja kiitus poistele anda, et see 3-0 võis paljudele tunda, et nüüd on mäng tehtud ja me näitasime Viimsi sellist sisu. Tulime mängu tagasi, suutsime peaaegu viia, et see selline ping-pong oli lõpus, mis ära löödi, et sellest on loomulikult kahju, aga me nägime, et mõlemad meeskonnad olid, see oli mõnus lahing, et ma arvan vaadata, kes vaatas, see sai hea mängu, ütleme nii. Et esimene poole, olid teil ka võimalused, et ega Trans enda 2 võimalust kasutas ära, teie see, üks hea võimalus oli siin, võib-olla see sööt ei tulnud sinna tühja värava peale, aga teiseks poolejaks tegid siis 2 vahetust ka, et taktikaliselt siis natuke ründavamaks või sellist natuke otsustavamaid mehi sisse või? Ja me nägime mingeid võimalusi endal ja ei tahaks öelda, et me nüüd sirgjoonelisemalt võib-olla mängisime, aga jah, mingid käigud sai tehtud, mingid ideed said poistel antud, poisid viisid asjad ellu nii, nagu me ütlesime, ütleme nii, et me andsime meistriliiga satsile korraliku lahingu ja tegime asju õigetel kiirustel ja ütleme, et Narva näitas meile ka, et me peame tegema nii-öelda enda täis kiirustel, et saada midagi siit kätte ja saa. Jah, et ega teie jaoks eelmine hooaeg ikkagi oli võimalus ise ka premium-liigasse tõusta, natuke jäi puudu, aga see aasta üritate kindlasti samamoodi edasi minna ja et ega selles suhtes, et premium-liiga tase nagu näha oli, et on teile ikkagi selles suhtes käega katsutav ja juures. No täpselt, et me oleme siin karikamängudes ja need üleminekutes näidanud, et me ei ole sellest kaugel, et nüüd on hea keskenduda oma hooajale. Et üks võit on liiga hooajal käes ja ega selles suhtes, et
jah, et 35 on minna. samm-sammult ikkagi ja selles suhtes eesmärk on ikkagi Premium-liiga koht saada. No ikka selles mõttes, et eesmärgid on seotud ja hakkame nüüd fookus oma liigal, jah. Ja ega varsti hakkab uus karika hooaeg ka juba pihta, et selles suhtes, et saab sinna ka keskenduda. Siis lähme uuele ringile. Aga edu ja aitäh hea mängu eest ja selles suhtes, et poist oli kindlasti edasi, et vägev mäng ja kindlasti pealtvaatajaid täna oli palju, kuna siia kedagi ei lubatud, siis said ikkagi vägeva lahingu. Ma arvan ka, jah, aitäh.